See, et mul ei ole olnud seda võimalust varasemalt algatada, kuna ma olen esimest korda Riigikogus ja tegelikult juba ju eelmises koosseisus vastav eelnõu oli ka menetluses. Et ma ise tegelikult kuulun Riigikogus üldse riigikaitsekomisjoni, aga mul õnnestus olla asendusliikmena maaelukomisjonis, just kui oli see sama algatus nii-öelda arutelu all või täpsemini siis pöördumine Riigikogu poole. Ja kui pärast seda siis ka see vastav eelnõu ringi liikus ja allkiri ootas, siis ega mul ei olnud väga nagu pikka mõtlemist, et sellega ma arvan väga nagu vajaliku ja mõistliku algatusega liituda. Et mul isiklikult nii-öelda karusloomafarmidega väga pole kokkupuudet olnud, kuigi üks minu sugulane on käinud aastaid Soomes nülgimas need vaesed loomi. Et ma olen kuulnud neid väga võikaid ja rõvedaid lugusid ja ega ma ausalt öeldes ei saa aru, mille pärast peab inimene kasvatama loomi ainult selleks, et teha sellest siis kasukaid endale. Ja kuna on ka väga veenvalt tõestatud, et see tööstusharu on selgelt hääbumas, nii-öelda maailmas laiemalt kui ka Eestis ja ikkagi väga uus tugev argument keelustamise poolt on see, et on tehtud kindlaks, et need ka loomad levitavad siis seda uut viirust. Et need on võib-olla need argumendid, mis mind panid selgelt seda eelnõud toetama ja oma allkirja sinna alla panema. Mulle meenub üks lugu päris meie uue iseseisvuse algusest, aastast 1992, kui Riigikogu tuli kokku, kus oli päris vaene aeg, kus ka inimesed elasid, eks ole, palju vaesemad kui täna. Ja üks esimesi eelnõusid, mida ju siis taastatud Riigikogu vastu võttis, oli just nimelt loomakaitseseadus. Küll toona nagu tekitas paljudes pahameelt, et mille pärast me loomadega tegeleme, et tuleks tegeleda inimestega, aga ma arvan, et nüüd 30 aastat hiljem oleme ka nii-öelda ühiskonnana palju rikkamad ja tegelikult peame toetama tegelikult endast nõrgemaid, keda kahtlemata loomad on. Seda enam, et selle tööstusharu ju ainuke eesmärk on toota luksust inimestele, et saab kindlasti ka palju lihtsamalt.